Nagu te kindlasti teate, siis 20. augustil aastal 2021 täitub Eesti Vabariigi omariikluse taastamisest täpselt 30 aastat ning Riigikantselei pöördus millegipärast just minu poole sellise mõttega, et ma võiksin seda teemat oma isiklikust vaatepunktist kuidagi avada. Mul on antud elu jooksul päris mitmeid võimalusi juhtida mitmeid riiklikult olulisi tunnustus- ja tänuüritusi, kus siis jagatakse ordereid, medaleid ja tunnustust. Ja siis ma olen nendel üritustel ja ma saan aru, et nende peamine eesmärk on muidugi ongi tunnustamine. Ning loomingulise inimesena ma saan aru, kui oluline on tunnustus. Ja samal ajal ma ei saa kuidagi mööda sellest tundest, et see ikkagi millegipärast ei liiguta minu südant. Siis ma süüdistan iseennast tuimuses ja selles, et võib-olla ma ei ole ikkagi põhikoolis piisavalt korralikult ajalugu õppinud. Ja siis ma panen silmad kinni, ma olen seal üritusel, ma tõusen püsti, sest algab hümn. Ma kuulan, ma tunnetan, ma laulan kaasa ja kuidagi ma ikkagi ei saavuta seda kontakti. Ma proovin lihtsalt seal olla ja otsin seda eestlust oma sees. Ja samal ajal mul on ka tunne, et tegelikult ma ei ole selles tuimuses üksi, et rääkides teiste noorte inimestega, omaealiste inimestega, siis ma ei taju nendest sellist patriootlikku tunderaamistikku, kus nad ütleksid, et oi, minu jaoks see kõik on erakordselt oluline. Me peame selle iseendale kuidagi lähedale tooma, sest see ju ongi tegelikult meie demokraatia põhialus, et meil endal on võimalus ja seega ka vastutus oma väärtusi luua ja anda neile sümbolitele tähendus. Aga nüüd jääb küsimus, kuidas seda teha. Mulle näib, et selleks, et see endale kuidagi lähedale tuua, on ikkagi vaja isiklikku kontakti. Ma helistangi nüüd praegu siis oma vanaemale ja küsin ta käest, kuidas oli sel ajal elada ja missuguseid väärtuseid ja põhimõtteid endale kaasa võttis. No tšau, vanaema. Oled nälga surnud? Kuule, ma surin nälga, jah, sellepärast helistan sulle.